Kas korvipoiss saab üldse 38-aastaselt maailma hõbedaks tulla? Ega need korvipoisid peaks rohkem trenni tegema. Palju ühe korvi ekipaaži MMO ja eelarve on? Me ikkagi iga aasta ühte asja liigutame küll 1 miljoni euro eest. Sa pead keskenduma crossile, aga tihtipeale enne crossi reedel mõtled, kus diislipaagi täis saab. Jooksis, pani vasarat, pani kuuli, no kõik asju. Pani molli ka kui vaja. No ütleme mingisugune veerand ringi ma seal rääkisin ja siis ikkagi Gert ütles, et roni välja siit korvist. Ma tahaks su emaga rääkida, mis sust nüüd edasi saab, kui me crossi ära lõpetame. Kes peseb sul russikuid, sokke ja nii edasi? Sa olid profisõita, sa said kuupalka, elatusid sellest? Roosiorg ütles mulle, et ma arvan, kui see vend läheb surnu juurde, surnu annab ka viieka, ütleb mine ära. Toolcentri abiga on minu tsikkel alati sõiduvalmis. Osta ka sina oma tööriistad Toolcenter.ee-st. Kasutades sooduskoodi TEAM101% saate kõikidelt ostudelt 15% alla. Tere, mina olen Gert Varik. Vaadake saadet Lenksud kokku. Siin minu käes näed sa ühte eriti vinget laste elektrilist tasakaaluratast. TEAM101% koostöös oma hea partneri Verston OÜ-ga paneb selle teie kõigi vahel loosi. Loosis osalemiseks mine vaata TEAM101% Instagrami kanalile, kus leiad juhised, kuidas loosis osaleda. Ratta loosime välja vahetult enne jõule. Ehk siin on hea võimalus kas oma lapse või mõne tuttava sugulase lapse jõulupäev väga eriliseks teha. Tere, head Lenksud kokku podcasti kuulajad ja vaatajad. Olete sattunud vaatama episoodi numbriga 12, kus täna on meil külaliseks 2022 aasta korvide MM hõbe, Eesti kõige kõvem korvimees Gert Varik. Tere, Gert! Tere! Tere! Ja lisaks on saates nagu ikka minuga Erki Kahro. Võtame täna siis Gerdi karjääri siin pulkadeks ja tänaseks nii-öelda ametliku profikarjääri lõpetanud mees uurime, mis seal tagamaad on ja mis plaanid on edasiseks ja kuidas see kõik siiani nii on läinud. Alustuseks võib-olla Gert räägi, kuidas sa üldse motospordi, motokrossi ja siis edasi külgvankrite juurde jõudsid? Ega minu krossi karjäär hakkaski külgkorviga kohe, et väiksest peale muidugi unistasin kogu aeg olla soolomees, et isa oli mul sõitis ka enne korviga. Käisin krossidel kaasas, siis juba tekkisid 90-ndate alguses siuksed Eesti krossipoisid, keda ma käisin siis kogu aeg vaatamas seal. Ikkagi endal ilgelt kibeles. sain kahjuks ainult Tere Liukasega. Et no väiksest peale ikkagi tegelikult igasuguse tehnikaga olen kokku puutunud kõvasti, aga esimene siuke päris krossiks läks ikkagi 2004, aga ennem seda tegime siis 2005. Aga ennem seda ja 2001 alustasin siuke hobi karjääriga, kus võtsin isa vana Uurali garaažist, lükkasime uue värvi peale ja mingi käru leidsime ka vana, värvisime selle ära ja läksime krossile. Kui vana sa olid? 17. Ja soolo peal üldse ei olnudki ja läksidki kohe külka ja kohe lenksu taha? Jaa, kohe lenksu taha, Esimest korda läksime rajale siis sõitma ühe mu pinginaabri, kes on eluaeg olema koolis olnud ühes pingis ja Erki võtsin venna korju ja ta ka nagu eriline tehnikavend ei olnud ennem, et ma olin kogu aeg igasuguste relvadega sõitnud. Aga läksime krossi rajal, ma ei tea, 2 tiiru vist tegime, siis tema karjäär sai läbi, et ta ei ole rohkem nõus sõitma. Ja siis sain
tädipoeg Erki Kõivuga hakkasime sõitma, et päris hästi tuli meil kohe välja ja kuidagi on läinud. Okei, ma mäletad sa üldse ka, kes sul esimesed iidolid olid need soolomehed, olid need korvimehed, tuleb sul meelde, et kes sul siuksed, keda sa ikkagi vaatasid ja mõtlesid, et tahaks ka niimoodi sõita panna? No ega ma nagu väga suurelt unistama ei hakanudki, sest ma nägin enda võimalusi, et ikkagi meil olid ikkagi nagu ma ennem ütlesin, et mina alustasin, siis mul oli ikkagi valida 3 kiivri vahel, punane, roheline ja sinine. Aga no eks mul isa sõitis, eks tema oli minu iidol ja kindlasti siis Aare Kauritat. Ma olin kohe seda ikkagi korvimees. No loomulikult isa on korvimees, aga räägi isa karjäärist ka natukene, et käisid seda tihti vaatamas, olid sa selle elu sees ikkagi kogu aeg, selles mõttes terve lapsepõlve? Ja muidugi ma olin suhteliselt väike, et ega see möll käis siis, kui ma olin võib-olla 6-7-aastane, 5, et siis need igasugused Nõukogude Liidu meistrivõistlused, ma neid ikkagi, ma ei mäletagi neid. Ma tean, et ma olin ka kohal, aga ma lihtsalt ei mäleta neist mitte midagi. Aga eks see asi meeldis mulle kogu aeg ja seal ikkagi Nuias oli motoklubi, ma arvan ikkagi siuke, ma ei tea, liidu tasemel, ma arvan. Ise rääkis, et Nuia kandist pärit? Ja, eluaeg seal elanud ja vahepeal käinud mujal ja nüüd tagasi seal. Et see motoklubi oli seal lihtsalt nii kõval tasemel, et eks sinna ikkagi sisse läksid, siis seisid nurgas, vaatasid, mis teised teevad, muidugi oleks äge olnud, kui oleks mõned aastad võib-olla vanem olnud, et oleks saanud ka veel sellel ajal võib-olla motoklubi liikmeks ja mingi pilli endale, aga ju pidi nii minema. Aga selleks ajaks, kui sina nagu hakkasid sealt selle pilli garaaži alt välja tõstsid, siis tegelikult isa oli juba lõpetanud nagu tegevsõitmise, et temal see korvis ei olnud kunagi ega mingit pulli ei teinud, et? Ei, ja tema lõpetas siukse sõitsid veel mingit veteraani ja siis ma otse võtsin kuurist selle käraka, tegime korda. Nad oligi, sellel ajal selle hobiklassis sõitmiseks oli ta ikkagi hea riist, et täna on ikkagi keeruline tulla, kui sul ei ole raha, nagu meil ei olnud, siis tahad kuskil alustada, sa ei saa minna nii krossi, nagu meie läksime selle emiga, värvid ära ja aerosooliga võib-olla ja leiad mingi käru ja lähed krossile, ja siis kusjuures me tegelikult sõitsime enam-vähem ka kohe. Saime kohe nagu põhimõtteliselt karikaid. Et sul oli ikkagi asi geenides? Ma ei tea, eks geenides ja ma seal ikkagi seal küla vahel kasvanud ja kogu aeg käis mingi pillide vahetus, et väiksest peale juba olen selle tehnikaga niimoodi kokku puutunud ja võsa vahel ikkagi ralli teinud, et enam-vähem nagu oskasin kohe sõita. No teinekord ongi see, kui sa kuskil oma koduküla vahel iga põõsa ümbert seal nikerdad ja möllad, see annab võib-olla parema põhja kui otse rajale minnes. Sa mainisid ennem, said korvimeheks endale Erki Kõivu, pinginaaber oli. Ei, pinginaaber ei olnud tädipoeg, Erki on tädipoeg. Pinginaaber oli 2 ringi. Pani kiirelt karjääri maha. Aga milline see Erki taust oli tema varasemalt palju motokrosiga kokku puutunud või otse korvi ja? Ei, temal oli ka, tal oli isa korvipoiss, tema oli siis sedasi kokku puutunud, et ka samamoodi oli kogu aeg seal klubides ja asjades olnud, ja ta läks ennem kellegile korvi. Varbo Vingissaar, samamoodi sõitsid seal emmiga kuskil ja siis esimene aasta ma nägin ja siis arvasime, et võiksid koos sõitma. Elasime ühes sektoris ja kuidagi tundus nagu nii loogiline. Oligi järgmised 14 aastat. Et tihti peale ikkagi nii on, et kui isa on lenksu taga, siis ise oled lenksu taga ja kui isa on korvipoiss, siis sa oled ise ka, et? No ma arvan küll, et enamus kes on pärinud selle kaasa endaga, need pärivad selle sinna, kuna seal oli ka isa korvipoiss. No me oleme nüüd rääkinud sellest lapsepõlvest ja esimesest osast sellest karjäärist, aga Gert Varik sportlasena, et sa ütlesid ka, et sa hakkasid alles 17-aastaselt nagu sõitma, et kas tulevikus sa näed, et selle spordialal on võimalik nii hilja alustada ja tulla maailma hõbedaks või peab varem ikkagi spetsialiseeruma? Kindlasti on võimalik kõik, et tänapäeval eriti, et need ajad kuidagi, kui ma ikkagi olin ju väike poiss seal ja klubis käisin, kui ma vaatasin 38-aastast venda vuntsidega, siis mõtlesin, et huvitav, kui see nüüd pensionil läheb, kas saaks tema pilli endale. Kohe oli pension, et ajad lähevad edasi.
aga ma ise arvan, et sellega peaks hakkama tegema varem. Täna on selleks nagu võimalused ka, et mul endal on juba mitu väikest korvi soetatud, mul seal poiss laseb selle Yamaha BV-ga, kus on korv küljes on ja juba on järgmine mingi pill olemas, et ja lätlased siis sõidavad juba seal mõned väikeste tsiklitega on ju, koos kvaadidega sõidavad stardis ja. Aga niisugust lastekorvi, kas seda on võimalik kuskilt osta või see peab ikkagi eritellimusel, et kuidas see asi käib? No põhimõtteliselt nüüd nagu hakati tootma ka neid rohkem, et ma tean, et Willemsen, kes 10-kordne maailmeister korvides, et tema raamidega sõidetaksegi palju on ju, aga nüüd ta teeb lastele ka, et. On siis Euroopas lastele või noortele ka eraldi täitsa klassid, et võistlused ka ja. Neil MM-ide aeg ikka korraldatakse vahest mingid sõite. Aga mis vanuses need on, neid mitu tükki või üks klass on? Neid on eri vanuses on ju, erinevad pillid, no ma ei tea, a la kuni 12-13 aastased on niisugused, et siis nad sõidavad kõik ühes klassis küll, aga seal on ikkagi, osad on 8 aastased. 65 ja 85 raami peale umbes ehitatud või? Ja mingi pigem niisuguste 4-taktiste 125 ja 250 niisugustel. No ütleme, mis aastat sa üldse loed enda, ütleme selliseks profikarjääri alguseks, et millal see tõsine töö siis ikkagi eesmärgi nimel lahti läks? No tõsine töö ikkagi hakkas 2005, kui Aare Kaurit on ja lõpetas pronksiga enda MM-i karjääri ja kutsus mind enda klubisse sõitma, sest ta oli ka kuskil küla vahel näinud mind seal või krossidel siis kerristamas seal selle emmiga ja millegipärast otsustas ta mulle helistada. Mul oli Kauriti number juba olemas, vaatasin Aare Kaurit helistada. Põhimõtteliselt ma isegi ei teadnud, mida ta tahab, aga ma juba nagu olin autos, et hakkasin Aruküla poole sõitma. See oli suht õhtune aeg, et Kaurit küsis, et kas saaksid Arukülast minu garaažist läbi tulla, et tahaks natuke rääkida krossi teemal. Ma ütlesin, et ma võin kohe tulla, et tegelikult ise olin Pärnus elasin. Ütles, et oota, tule homme. Kannata natuke. Ma olin 8 kohal hommikul. Öösel ootsid ka juba aia taga. No ma oleks läinud, kui vajaks. Mis see jutt siis oli? Jutt oligi niimoodi, et ma arvan, et 2 kuu pärast, et meil oli ikkagi tänapäeva tehnika. No, sellest on muidugi 18 aastat. Et tänapäeva tehnika ja kõik asjad siis ikkagi Aare aitas mulle sebida. No, me nägime ise ka vaeva. Sellel ajal oli nagu ostsid soolo ja siis soolo küljest hästi palju juppe sinna korvile võetud. Et me sebisime soolo ja Aare andis siis raamid ja ka muud asju. Et no, tema tegi suure töö meie kalgul ära. Aga kas ta siis jättis nagu enda mingit võistlustehnikat alles lõpetades või sebis ikkagi uusi asju ja täitsa nagu ikkagi tuli nagu toetama ka? Ja ma tema klubisse läksin kohe, kuni siiamaani olen seal, et palju on ikkagi aitanud ka toetajaid sebida ja nii edasi, et ta on ikkagi A ja O olnud minu kogu karjääris. Et see on ikkagi ülioluline, et mingisugune tee on ette käidud on ju ja tal on juba suhted ka selle ala fännide ja toetajate asjadega, et ta toob ikkagi sinu ümber selle, et see peab ise nullist nagu ehitama hakkama. Ta käis nagu räige tee ikkagi läbi, see, ma ei tea, 93. või kunas ta hakkas sõitma seda. Selle jaoks, et siis Saksani sõita, ma arvan, oli mitut päeva vaja. Piiripunktid olid kinni, kellelgi pidi midagi maksma, et dollarid pidi ikka kaasas olema. Ma ikkagi olen kuulnud, et kütuspandi on ju kuskil käidi Peterburis tankimas, et minna nüüd Euroopasse. Kanistrid taga täis, jah? No paagid olid ikkagi 1000 liitrites. Ma arvan, mitu 1000 liitrit oli paak. Kuidas korvimehena selline hooaja või karjääri planeerimine üldse käib, et oled sa nagu kogu aeg sõitjana pigem see nii-öelda ekipaaži manager või kui palju korvipoiss kogu aeg sellesse kaasatud on, et sa räägid näiteks Aare Kaurit kutsus, kas siis oli juba selge, et korvipoiss on sul teada olemas ja tema oli ka kogu aeg selles plaanis sees või nagu see nii-öelda tiimi manager on ikkagi sõitja? No ikka, sõitja ikkagi sebib selle värgi kõik on ja, aga minul oli küll teada, et me Erkiga sõidame nagu siis, kui ma 2005 on ju hakkasime sõitma. Ja me muidugi Kaurit arvas, et me võiks olla 5 aasta pärast või 10 aasta pärast seal MM-i esiotsas, aga minu karjäär on kuidagi olnud vähe teistsugune, esiteks ma hakkasin vanalt sõitma. Ja 2005, kui me hakkasime nagu seda asja professionaalselt tegema, ega siis ka ma tegin mingid aastad nagu ära, ma ei tea, 4 või ja siis mul tulid ka, et võiks ikka nagu midagi muud ka teha, see motocross jäi ainult siukseks nagu rohkem hobiks. No elu tuleb nii-öelda vahele. Elu tuli vahele, mille üle tegelikult mul ikkagi on hea meel. Ju see pidi kõik ikka nii minema. Sellepärast, et
ma ehitasin endale oma kodu, on ju, pere, naine ja lapsed, kõik asjad on nagu tulnud selle krossi käigus. Et kui ma oleks praegu 38 lõpetaks krossi, mul poleks mitte midagi, siis oleks ikka päris jama värk. Mida paljud sportlased tegelikult teevad, et nad satuvad nii tunnelisse, eks ju, ja ikkagi selle ühe eesmärgi nimel rügavad niimoodi, et tegelikult paljudel on üks hetk aeg käes, kus on aeg ära lõpetada ja tegelikult mitte midagi. Üldse midagi peale hakata. Need aastaid mõnikord on täitsa kadunud iseendaga, on ju. No ja nemad ikkagi, kes nii teevad, ma arvan, lõpetavad ka varem, mitte 38. Jah, kindlasti, jah. Aga millegi pärast tuli mul 2015 aasta uuesti siuke tunne, et ma võiks nüüd MM-i sõita, kui... See vahepealne nii-öelda paus, oli sul täitsa võistlemisest kohe paus või? Lihtsalt korraks, tõmbasid natuke mahtu väiksemaks ja... Noppisime Eesti meistritiitleid ja enam... Või no ütleme, tegime ikkagi seda... No ma ei oskagi öelda. Ju see kõik oli vajalik. Krossidel käisime, krossi sõitsime, aga ei olnud nagu mingid MM-i eesmärk. Andsite ka endale rohkem aega? Mina tea aega ikka. Aga MM-i siis üldse ei sõitnud need aastad või käisite mõnel üksikul? Mõnel etapil võib-olla, me oleme kevadeti alati laagrites käinud, noh, see on nagu lihtsalt ka vajalik, on ju, et annab niisugust tuhhi juurde, on ju, et juba kõik see laagrisse ettevalmistused, lähed Itaaliasse, noh, lihtsalt no kus seal... See on krossimehe osa hooajast. Jah, ma arvan, mul on ühe aasta olnud niimoodi, kui mul tütar sündis, siis ma mäletan, ma läksin esimest korda Põlva 1. mai krossil, ennem seda tegime paar tiiru kuskil, noh. Esimene sõit ikka saime kohe kotti, teine sõit vist võitsime, ma arvan. Et raske on ikka selles mõttes hooaja ettevalmistus on nii oluline osa sellest, on ju. Kus su MM-i debüüt üldse oli? Mäletad seda sõitu hästi? Esimene oli tegelikult Seesises, Lätis. Seal ma ei saanud peale 30 hulka nagu. Olin mingi, ma ei tea, 0,1 sekundiga, ma arvan, välja. No, ülinapikas. Mis aasta see võis olla? 2005. Ja siis see sama aasta 2005 oli Lätis 2 etappi ja siis Keegumsis sain peale. Olin stardis viimane, sõitsin sinna taha üles nurk ära. Ma ei tea, kui sealt kust alla tulla. Sõitsin sinna ära, siis ma olin juba eelviimane, sain ühest vennast mööda, siis panime selle vennaga kokku. See oli selleks aastaks kõik, et mul oli abaluu ja mingi õlaliigese mõrad ja no kõik asjad puruks sikkeldas peale. Et debüüt kõige luguvavam ei olnud? Jah. No me ikkagi sain peale, sel ajal oli nii palju rahvast, et kui juba peale sai päris enam vähem. Aga selles mõttes ikkagi sellel hetkel sa juba teadsid, et no, et nüüd ma olen MM-il käinud, see siht oli nii selge, et ega see mingi vigastus siuke asi, ega ta nagu ei muuda su mõtet, et sa ikkagi olid valmis, et saan terveks ja lähen uuesti sõitma ja tulen ikkagi üksi, et maailma top 3 näiteks. Ma ei tea, kas ma sellest maailma top 3-st ikkagi unistusin, on ju, et noh, ma ikkagi, mul olid nagu teised unistused, et saaks kuskilt paagi täis ja saaks krossile ja saaks pärast koju ja saaks mingi karika ja päris äge oleks, noh, saaks oma garaaži kunagi. Mis tihtipeale ongi krossimeestel, et juba tegelikult sõitja mõttes ka, sa pead keskenduma krossile, aga tihtipeale enne krossi reedel mõtled, kus diislipaagi täis saab, on ju, et see on ülikeeruline selles suhtes sõitjatele. Mul on päris keeruline paaki täis panna viimased aastad, mul 600-liitrine paak. Et ja siis see, kui ma sealt paugu ära panime, siis haiglas läksin, siis arstid ütlesid kohe, et ei, see küll sõita enam kunagi saa, et sul on mingi õlaliigese, sa olid mingid mõrad, on ju, et noh, avaluube tehti rauast kordaga. Aga meil juba järgmine aasta kevadel olime laagris. Heitsin veel uue sikli ka ennem seda ja tahtejõudu peab olema ikkagi palju. Ma ei tea, kas mul oli tahtejõudu tulla maailma teiseks, on ju. Noh, lõpuni on olnud, aga sellele ma ei mõtlenud, et seal oli nagu muud tahtejõud, nagu ma ütlesin. Ja, no tihtipeale võibki olla see ka, et sa vahepeal võtsid rahulikumalt, on ju, süstis nagu mingit uut motivatsiooni ja teine pool tuligi nagu tugevam, on ju, et sa olid juba vanem ja targem nii-öelda ka, eks ju, et kogemused ja kõik, et suutsid selle komplekti nagu kokku panna, et... No ma arvan, see ongi üks ülitähtis asi, ma arvan kõikidel krossimeestel, kes siit on alates Nõukogude Liidust tulnud, on ju, kus ikkagi trenni tehti niimoodi, et kui ellu jäid, olid tugevad, siis ma arvan, et tänapäeval ikkagi ongi see ülitähtis on aru saada, et nendest asjadest, mida pole mõtet teha. Kui saaks nagu nendest kohe aru. Ma ikkagi tegin need kõik mõttetud asjad läbi. Aga kui palju sa tundsid, et näiteks sinul oli aare, on ju, et kui sul poleks aaret olnud, et kui palju sa rohkem neid vigu oleks teinud või kui oluliseks sa pead tulevikus sportlastel, nagu neil oleks keegi mentor, selline, kes suudab mingitki vead nagu ette ära rääkida, mida mitte teha? No kõige tähtsam mees oli ikkagi aare, sellepärast, et no, mul ei ole teist varianti olnud, on ju, et mul pole kahte valikut olnud, kui see oligi ainult üks. Kuidagi kõik need asjad on täpselt nii tulnud, nagu vaja on olnud. Hiljem siis minu tiimi, kus ma algusel üksinda pusisin nende rahaasjadega kõikidega, hiljem oleme saanud nagu mänedžerid, on ju, kes siis, noh, mul on teistsugused mänedžerid ka,
tiimis, et Tarmo Tomson ja Madis Olt on ju, kes Kiviõli korraldab ja et nad on mul sellised mänedžerid, et muidu mänedžer peaks nagu mingi protsendi saama, on ju, aga nemad toetavad, sebivad raha siis panevad ise ja panevad ise juurde. Sellised mehi on vaja. Aga noh, muidugi palju, mis minu suur, sportlase kõikide suur probleem on see, et ebameeldiv on seda raha küsida, on ju. No, absoluutselt. Siis pigem nemad tulidki mul appi ja küsisid tegelikult minu endiste toetajate käest ka, on ju, kordades rohkem raha siis. Et... Aga kui palju sa tundsid ise ka, et see võtiski sult pinget ja kohustust maha, et saidki rohkem spordile keskenduda? Ikka muidugi. No see raha kokkuajamine on ju ülikeeruline. Et kui sul on ikkagi, teed nagu korraliku tiimi ka, siis on ju kõik on palgal. No absoluutselt. Ja mehaanikuid oli mul ju mitu tükki, et korvipoiss mehaanikud. Et need kulud on päris suured ja kui sa pead ikkagi käima raha küsima, siis sa peadki enamus aega ainult ustest sisse välja käima, on ju, et aga kui sul on niisugused julged sõbrad, kes helistavad, kuule, me nüüd tuleme. Aga kuidas niisuguseid mehi, mis sa noortele soovitad, kuidas sa nad leidsid üldse, nad olid su fännid, tulid ise ligi rääkima või sa ikkagi otsisid nad välja, et kuidas üks noor peaks endale sellised mehed leidma? No noor peab kuidagi ikkagi siis enda selle tahtejõuga nendeni jõudma, on ju, et mina küll kuskil midagi palumas ei ole käinud, ma olen olnud nendega võib-olla lõpuni aus ja viisakas, on ju. Kus teie teed üldse kokku said? Oligi läbi Kiviõli krossi? Läbi krosside, jah. Madis ise ka sõitis näiteks korvi kunagi ja kuskilt on need asjad ikkagi oleme sõpradeks saanud ja siis Tarmo Tomson, üks Pärnu mees, kes lihtsalt krossi suur fänn, on ju, et ja nii need on läinud. Tarmo Tomson, see on eriti karm vend, et Roosjorg ütles mulle, et kurat, et ma arvan, kui see vend läheb surnu juurde, surnu annab ka viieka, ütleb mine ära. Nalja pärast. Ja, muidugi. Et Siukseid mehi on vaja. Täpselt. Et kui uksest ei saa, siis tullakse aknast ja ikkagi spordile see raha leitakse. Sa enne me ütlesid, et sa ise tegid need nii-öelda kõik mõttetud asjad läbi. Kui sa täna ise hakkaksid kedagi mentordama, mida sa tõenäoliselt varem või hiljem ka hakkad, kui sa juba ei tee, mis need mõttetud asjad on, mida sa oskad öelda, et nagu nendest läheme üle või soovitad, kuhu sa suunad neid? No korvi osas näiteks on ju, vaata, sul on ikkagi jube palju seda ehitada vaja. Ikkagi ju tuleb see toruraami kärakas kuskilt Hollandist, rattad ühest kohast, amordid teisest kohast, on ju, mootorid järgmisest kohast. Et head kaupa saada, sa pead kõiki teadma, on ju, et siis me panime ju ise neid kokku asju, kõiki asju, et sa lihtsalt, kui lõpuks crossile jõuad, sa oled nii väsinud, et nagu nende asjadega peaks keegi teine tegelema. Et siis peaks kuidagi loogilisse järjekorda need asjad panema ja ise peaks nagu trenni tegema. Mida mina olen ikkagi pidanud palju sellepärast tegemata, et on vaja olla garaažis. No me rääkisime just siin sellest, et kuidas sina oled saanud teha ja ma tahaks seda küsida, et kui sa võrdled korvipoisiga, on ju, et kui suur vahe üldse nagu protsentuaalselt nagu füüsilises ettevalmistuses on, et sinul on 100 muud asja ka, on ju, aga tema põhimõtteliselt keskendub trennile, et kui suur see protsentuaalselt vahe on teil füüsilise ettevalmistuse osas? No ma ei oska seda öelda, näiteks kui me oleme nüüd laagrit teinud siin jõulumeel, on ju, 10 aastat Käärikul käisime, on ju. Just. Et palju sa seal korvipoissi nägid? Ühtegi. Stuupelis oli. Stuupelis oli see aasta. Et ega need korvipoisid peaks rohkem trenni tegema. On ikka tuge, tegelikult on nad minu iga korvipoiss on ikkagi omal ajal olnud ikkagi täpselt seal maksimumis, kui on, on ju. Et aga ma arvan, ma olen ikkagi sama palju trenni teinud kui korvipoiss. Nüüd Kunnasega on muidugi teistmoodi, et tema ikkagi mitu korda päevas trennis ja on... Ta on üks sitkemaid vendi vist üldse. Ta on nagu niisama ka ikkagi ülitugev. Võib-olla isegi liiga, et peaks võib-olla vastupidavast rohkem tegema kui jõudu. Aga ütleme jõu poolest, et kui ta sul korvis oli, kas sa tunnetad ka niisugust asja näiteks, kui lõdva ta seal on või kui hästi ta paindub, liigub, on ju, et tegelikult see on oluline samamoodi, on ju? Ja. Et alguses oligi päris keeruline temaga sõitma minna, et tõmbasin, esimest korda sain Kunnasega kokku, siis kui Taiders ütles, et täna me ei sõida, on ju. Et tegelikult meil oli juba diil nagu suve keskel juba valmis kõik, on ju, et see tavaliselt ongi, et hooaeg lõpeb ära, kõik hakkavad korvipoisse otsima.
olen ikkagi proovinud nagu ennem need asjad selgeks teha, et Taiders oli aus vend. Ütles mulle hooaja keskel ära, ta ütles ise ka, ta ütles selle ka mulle ära, et sa pead Kunnasega rääkima minema. Tema nagu ikkagi aitas mul Kunnase sinna sebida ka. Ja siis oota see, ma ei mäletagi, mis aasta see olla võis, sest koroonaaega oli ju, üks aasta ei täitsa üldse MM-il ära, 2020 algas see koroonapull. Jah. See vist on ka aasta, mis vahele jäi. Jah, ja 19 oli ka, ei 19, no mul on need niimoodi sassis kandnud, ma olen poolhooaja pealt pidanud ka korvipoisse vahetama. Võin ühe loo ära rääkida, 2000 siis 17-18 sõitsin Marek Miiliga. Miili tõmbas endal põlve meniski ära. Kuskil jumal lihtsalt ka veel ei hüpanud ka, et tõmbasime kurve sisse ja jalg läks pooleks. Ja siis ma sain Taidersi niimoodi korvi, et Taiders ütles, ta ei tule. Kindlalt tule, et naljad, et ma ei küll korvi, ma ei viitsi elu sees enam sõita. Sõitsid koju järgi? Sõitsin Stelpest, nüüd siis ma tulin ukse tagant läbi. Sõitsin Stelpest otse sinna tema koju. Ja ta oli järgmisel 2 MM-etapil korvis. Sõitsime, vist oli 2 etappi, sõitsime etapid ära. Kuidas läks? Aga meil läks päris hästi, ma täpselt ei mäleta, kus me siin olime. Võib-olla mingi top 10 piiri peal olime, et selle kohta meil oli see hästi. Aga siis ta oli ka ikkagi 100% kindel, et need on tema elu viimased. Nüüd on kõik, tegime hooaja lõpu peo ära, kõik plaanid olid tehtud, aga seal, kes siis mul uuesti korvi pidi tulema, üks lätlane, et temaga ikkagi need asjad meil ei klappinud. Käisin uuesti Taidersi juures ära kodus. Siis ta räägi mulle ära, et tegelikult ka, kurat, ma ikka olen vaatanud, ma ei saa tulla. Mul on vaja tööd ja nii edasi. Leppisime siis kokku, okei. Ja siis, ma ei tea, läks veel mõned päevad mööda. Siis ma ütlesin, saatsin sõnumit, kuule tegi ümber mõtlenud jälle. Siis vend kirjutas mu vastu, kuule ma tulen su juurest läbi ikka. Siis sõitsime jälle. Ja siis oligi niimoodi, et tegelikult me sõitsime siis 2 aastat veel. Siis ütlesin mina, et ma enam ei viitsi. Siis tuli Taiders rääkima, kuule sõidame ühe veel. Need selles vanuses vaata hakkavad ikkagi need. Aga kui rääkida nüüd korvimeeste vahetamiste asjast, et kui vana Lari üldse oli selle aasta korvimees sul? Ta minust 10 aastat noorem, ehk siis 28. No me rääkisime siin, et ikkagi üldiselt sõidumehed karjääri jooksul vahetavad korvipoisse ja et neil on ikkagi vaja väga kõva füüsist, et kas korvipoiss saab üldse 38-aastaselt maailma hõbedaks tulla või on ikkagi nemad kuidagi nagu hoitakse neid nooremana seal korvis? No saavad ikka, eks neil on raskem olla ka seal on ju, et pead ju niimoodi painutama ja möllama. No just, ma mõtlengi seda. Ma sinna korvi nurka lähen, mul põhimõtteliselt on sirge jalg, ma arvan, et ma pean teist peab seda porikat nagu vanasti kalutati. Et eks see vanus kindlasti loeb, aga näiteks Tupelis on 40 on ju. Ma arvan, see paksile korvi panna, need pannakse ikka kogu aeg sama hooga. Et eks see vanus loeb, jah. Lihtsalt võib-olla need taastumised, kõik asjad on ju, kui MM-i kalender tuleb sul ikkagi mingi väga tihe. 3 etapi jutti on seal kuskil, siis mingid retsid rajad ka kuskil. Siis ikkagi, ma arvan, teise MM-i lõpuks ikkagi on ikkagi päris jõhker. Noorel püüd tolmu maha, oled jälle korvis. Aga ütleme siis korvipoiss, olete te näiteks pannud ka, mind ennast huvitab, et kas teil on näiteks pulsikellad peal, et olete te peale sõitu vaadanud ka, et korvipoiss nagu ikkagi liigub ja möllab seal nii palju rohkem, et on seal mingid suured pulsivahed ja asjad ka, kui te ühe MM-i sõidu ära sõidate näiteks? Mina pulsikellaga ei sõida, aga Kunnasel on peal kogu aeg, aga noh, ma ei tea, mu pulss on suht normaalne, et Kunnas on 10 aastat noorem ka, et tal ongi vähe lööb kõvemini, et aga kui me koos oleme mingi trenni teinud, siis mul ikkagi mõned laksud on nagu all olnud, et ma arvan, et umbes samas kandid. Ma ikkagi proovin ise ka seal peal liikuda. Ega seal ongi, noh, kõik räägivad, et ulmevärk ikka seal korvis olla, et kurat, ega roolivennal on ka sidurid, pidurid õhus on ja... Ei, no sina ikkagi kontrollid kogu seda asja, on ju. Et sa pead ikkagi jah, sinna korvi siukse hullu leidma, et aga sa pead ikkagi ise ka päris... No sa ennem rääkisid nendest laagritest Itaalias on ja mul on hästi meeles, kui ma olin vist äkki mingi 2009 või mingi siuke aasta olime Itaalias treeninglaagris ja Mirabello raja ääres saime Marikuga kokku treeniraja ääres ja ma proovisin ka korvis istuda.
no ütleme mingisugune veerand ringi ma seal rääkisin ja siis ikkagi Gert ütles, et roni välja siit korvist, et see siia ei kõlba, onju. Ma mäletan, ma võtsin veel niimoodi sellest rauast kinni ja päris karm. Soolovennad üldse krossi sõbrad, minu arust on kõrvalt vaadates paljud öelnud, nagu enesetapu kaskatöörid on need seal. Sellega harjub ära. Kindlasti jah. Kuidas see hooaja ettevalmistuse treeningprotsess üldse nagu korvi ekipaažil välja näeb, et ka töötate te selles mõttes ka nagu meeskonnana ka ettevalmistust võttes, et teete koos trenni, üldfüssi ja nii edasi või ikkagi natukene nagu aususe peale, et mõlemad peavad oma osa ära tegema? No mul on viimasel ajal siin erimaalased kõik korvis, aga me oleme teinud ikkagi hooaja alguses Kunnasega ka koos laagreid, et ja noh, temaga oli see lihtne, et seal polnud midagi kahtlast, kas ta teeb või ei tee, et pigem teeb võib-olla liiga palju. Et see aasta ka tegelikult ta hooaja keskel oli väsinud, kuna ta treenis üle ennast ja arvatavasti oli koroona, et ise rääkis, et ütles, et kurat pani vähe hullu. Aga no kogu see süsteem näeb ikka välja, et ega üks hooaeg lõpeb, teine hooaeg on juba hakanud. Et päris korralik möll on selle tehnika ettevalmistusega. Kõik need bussid, tehnika, siklid ehitada, keegi peab need ju kõik valmis tegema. Jaanuaris lähed juba Hispaaniasse trenni, et räigelt kiire on ikka kogu aeg olnud. Sellist vahepausi või aega nagu, et rahulikult ette valmistada ja üks hooaeg ära lõpetada, et seda pole nagu... olnud. Juba käib ju alati järgmine hooaeg oktoobris on ju. Ja noh, õnneks mul on olnud ju head mehaanikud, kes on ikkagi, mul on olnud ikkagi, ma arvan, 5-6 aastat ikka sedasi, et nagu terve talv on töö käinud, et mehaanik ei lähe peale hooaega kuskile mujale tööle või just, et ta on ikkagi aasta palgal. Ja enamus sellest ajast on olnud 2 mehaanikut. Et see tiimi personal ja see grupp on päris suur, mida on vaja, et see korralik asi teha. Kas siuke asi on olemas, et korvipoistel on nagu kuidagi erinevad stiilid, et ala sa käid näiteks Kunnasega laagris ära Hispaanias jaanuar-veebruar, teed ettevalmistus, aga selgub, et ma ei tea, märts-aprill sa pead hakkama hoopis teise korvipoisiga sõitma. Tunnetad sa seda kohe, kui erinev see on, kui paned täiesti teised vennad korvi? Ikka muidugi. Aga mille poolest, kuidas see väljendub? Mida üks teeb teistmoodi kui teine näiteks? No kõik hüppesse minekud asjad on, et sa pead ikkagi õhus timima koos paika selle pilli. Sul võib olla nagu ülitugev vend, ma võin võtta Stupelise korvi, kes on 4-kordne maailmameister. Ma arvan, kui ma lendan hullu hooga peale, siis hüppesse kohe, et ma tean, et 4-kordne maailmameister, see teeb ju kõik asjad ära, et ega sa pead ikka harjuma. Et iga mees on ikka oma moodi. Milline sinu jaoks see ideaalne nagu tüpaaž on? Meeldib sulle väga, ma ei tea, jõuline, kes julmalt kurvis kaasa kallutab või? Ei, no ta peab ikkagi, ega kui sa lähed parempoolsesse kurvesse, korvipoiss kallutab seal nagu hullu moodi maha nüüd näiteks kuskil kõva raja peal, siis ikkagi tark korvipoiss kallutab täpselt seal, kus vaja on, et tegelikult on nagu seda tagaratast peab ka, aitama maha sulle. Tagaratast peab ikkagi edasi viima, et tihti peale on nagu siuke pull, et kõva raja peal kuskil Kunnas paneb pea on maas, siis ma istun keskel nagu kurdi emmiga sõidaks. Siis kuuled mingid vennad ütles üldse ei kalluta. Tegelikult võib-olla ma isegi lähen ennem teisele poole juba kallama ära, et see tagaratas hakkaks maha ja siis Kunnas on ühel pool, ma olen teisel pool. Nad vaatavad täitsa lollid. Haakumist on vaja saada. Ja. Aga kui sa Kunnasega alustasid, on ju esimesed mingid testisõidumiste koos tegid, tundsid sa ka kohe, et siin on nagu hea sünergia, kõik see stiil sobib või oli teil ikka kõvasti tööd vaja teha ennem? Ei, ta oli ikka päris kõva. Meil oligi see Maravete krossirajal siis kokku ja ütlesin, et teeme rahulikult algul. Ma tõmbasin korraliku tule kohe peale. Tõmbasin kohe hüpped üle. Kunnas ei teadnud, seda rada ei mäletanud mitte midagi. Aga ma muidugi pingutasin, ma proovisin ise kõik asjad ära teha. Tahtsin näidata, et ikkagi kohe läheb andmiseks. Tulin maa ära, kuna ütles, mida algul rahulikult sõit. Ma ütlesin, see oligi algus. Aga kohe ikkagi panime päris häid hüppeid ja ma sain ikka kohe aru, et ta on ikkagi viimase peale. Ja siis selles mõttes koostöö alustamine nagu oli lihtne, et ta oli ka kohe ikkagi nõus ja nii läks. Ta pigem tahtis tiimi tulla. Ta oli enne Belgia tiimis. Seal, nagu seal on need värgid, et seda ei saagi seletada, eks korvimehed kõik teavad, kuidas nad käivad. Võtad siit kuskilt korvipoisi, paned autosse magama, viskad vahepeal vorsti sisse. Enam-vähem, sai aga. Et ma ikkagi olen hullult hoidnud neid korvipoisse ja poputanud. See on natukene võib-olla võrreldav nagu autorallisse kaardilugeja roll, et kuidagi
jääb kogu aeg nagu tagaplaanile see korvipoiss nagu üldiselt võib-olla? No ma ei tea, kuidagi niimoodi on välja kujunenud, et nagu korvimees või roolimees teeb selle tiimi, on ju. Et aga noh, korvimees on ikkagi ju põhivend. Sa võid selle tiimi teha, kui sul ikkagi kruusakott on, siis kruusakotiga võib-olla ei ole hullu karju. Aga ütleme, nüüd me oleme korvipoistest kõvasti rääkinud, et ma mõtlesin sulle väikse siukse mängu ka välja. Et ma ütlen sulle sinu profikarjääri jooksul sellised korvipoist, kes sul olnud on ja sa võid iga ühe kohta 1 plussi, 1 miinus öelda, et see võib ka selles võtmes olla, et mida sa näiteks kellegilt õppisid ja mida sa kellelgi oleks õpetada soovinud, on ju, et alustame kohe kõige algusest ja ma ütlen sulle Erki Kõiv. Aga ma ei ole võib-olla selle mängu üldse nõus. Erkiga, kui me alustasime, siis Erki oli minust kindlasti tugevam. Ta oli ilgelt kõva sportlane. Kõiki asju pani, igas asjas olid koolis medalid, jooksis, pani vasarat, pani kuuli, no kõik asju. Pani molli ka, kui vaja oli. Ja miinust, ma ei teagi. Või no, mis sa õpetasid tal näiteks kas või korvipoisis olemisena? Aga me õppisime koos kõiki seda asju, ma ei õpetanud mitte midagi. Et teil oli algusada koos? Pigem meil lõppes see siis ära, et ma tahtsin nagu edasi minna ja tema tahtis lõpetada. No, aga nii on need elud, on ju. No järgmisena võtame Kurtniaks. Tema oli siis, ta on MM-il ennem 3 hulgas olnud, on ju. Ja ta oli päris andekas vend kohe. Füüsiliselt oli tugev ka, aga ta ei teinud nagu trenni enam peale enam, see oli miinus, on ju, et hooaja alguses oli päris äge, et läksid kohe siuke teine värk. Ja eks ta oli palju teinud, ma arvan, siukeste kõvade radade peal trenni, Prantsusmaad, Hispaaniad, on ju, ta oli lätlasel korvis ennem Rupexile, ja ta oskas kohe seal õiges kohas olla, tagarattale vedu anda, pidurdusmaade peal, on ju. Et sa tundsid, et ta oli ikkagi nagu talendikas. No ta oli lihtsalt minust nii palju targem. Ma ei olnud sõitnud MM-i enne niimoodi. No järgmisena võtame Marek Miil. Miil oli ka hästi tugev kott. Ma ei tea, kuidagi andekas ka. Tuli korvi, lihtsalt oli kohe õiges kohas. Et pole ühtegi halba sõna öelda. Okei, aga võib-olla ongi, et oled sa korvimest ise midagi õppinud, et näiteks oli kas mõni korvimees õpetas sulle tööeetikat või midagi, või olid sa ikkagi ise ka juba selles mõttes valmis produkt, et ma arvan, ma olen ikkagi olnud iga korvipoisiga valmis. Järgmise korvipoisiga ei olnud, kes nüüd tuleb. Taiders. Tema ikkagi õpetas mulle palju asju. Sest ta oli MM-il olnud ikkagi top 3 vend kogu aeg. Willemseni korvipoiss oli, kes on 10-kordne maailmameister. Tema tiimi tuli ka muutus tegelikult. Minus ka. Tema võib-olla õpetaski palju neid asju, millega pole vaja tegeleda. Ja siis neid asju, millega on nagu väga vaja tegeleda. Õigesse järjekorda saime asjad. Et see kogemus on ikkagi nii oluline selles suhtes. Kas sellesse nii-öelda tiimi kokkupaneku ja managerii osas see tõigi siis tema ka need muutused, et haksite vähem keskenduma nii-öelda sõitja jaoks ebaolulisele ja suurem rõhk läks trennidele ja ettevalmistusele ja kõik see? No ta tõi jah tarkust, on ju, nagu, mida meil ennem oli ka, on ju, Kauriti tarkused ja asjad, aga ma hakkasin kuidagi ikkagi teda kuulama küll. Sellepärast, no ta oligi ju professionaal, on ju, ta oli ikkagi üks maailma parimaid korvipoisse ja ta on teistest selle võrra erinev, et ta oli tehnikas ka ikkagi palju asju enda siklil ise teinud. Ta sõitis vennaga koos, aga tema oli selle tiimi juht. Nagu vastupidi, on ju. No, okei. Tema siis ajas rohkem neid raha asju, tehnika asju. Ta oli kõva tehnika vend. Kas korvipoisid sulle sponsorid ka kaasa toovad? Saad need välismaalased, toovad nad oma mingid toetajad ka sulle kaasa? Ei ole vist toonud. Pole nagu väga, Marek Miil tõi. Tema tööandja oli, no selles mõttes oli üliäge, et Palte, mis ta töötas, kes nende kompadessidega möllub, on ju, et see tööandjad olid nagu nii luksid, et ta sai töölt ära ja sai palka edasi, et see on nagu kõige... No tõsine sponsorlus. Ja jõhker suur toetus. Ja no kunnast me päris pikalt juba rääkisime, aga võib-olla lühikeselt veel selline, et mis võiks olla selline, mis... Miinus või? Pluss või miinus, mis sa ise ütled?
no miinus on, ma olen muidugi Kunnasele ka seda miinuse asja rääkinud kogu aeg, et näiteks viimane nüüd meil oli Rudersbergis, ma küsisin Kunnase käest hommikul, oota, kuule, kas sul tuleb ema ka või, ta tuli ema isa ka vaatama. Tuleb küll, ma küsis, mis on, ma ütlesin, ma tahan su emaga rääkida, mis sust nüüd edasi saab, kui me krossi ära lõpetame. Kes peseb sul russikuid, sokke ja nii edasi. Et kuidagi on nii jah, et ta tegi ainult enda asja, noh. Tegi selle korvi asja ära, aga korvipoisid polegi vaja rohkem midagi loota. Kujuta ette nüüd, kui sul on korvipoiss, kes ei kalla ka. Vähemalt seda tegi väga hästi. Ja pluss on siis Kunnaselt, ta on ikkagi maailma teine korvipoiss praegu. Ma ei tea, oleks võib-olla kellegi teisega ütleks esimene olnud. Tundub, et see selles mõttes läbisaamise sõbralik soe on neil hea, et ikkagi saavad puid alla panna aga tahtsin veel küsida selle kohta, et ütleme, see aasta tuli see tulemus on ju, et kas oli nagu märgatav vahe eelarves ka, mis teil kulus selle aasta peale ja võib-olla see lõigi teile rohkem nagu tsiklitreeningu ja kõige võimalusi. Olid need numbrid see aasta nagu oluliselt suuremad ka kui varem? Pigem need on kogu aeg, lihtsalt see aasta sai see asi valmis nagu see tiim. Et juba esimest etapist peale me suutsime poodiumil olla, vahepeal oli Tšehhi etapidel kahel ma olin haige, et ühe korra siin mingi puugijama ja siis mingi koroonajama vist ja no igast erinevaid asju oli, et aga me lihtsalt, ma usun, et kui me nüüd sõidaks veel seda MM-i, ma arvan, et ega me nüüd sõidaks juba küll kindlamini top 3-s, kui nagu kui me see aasta tulime, et need eesmärgid olid ikka top 3. Aga esimene etapp kohe näitas seal Liivases Markelos ära kuskil, et me ikkagi võiksime top 3-s olla hooaja lõpuni. Saime hakkama ka. Kui tähtis selline, ma olen ise nagu võidusõitjana alati pidanud ülioluliselt seda, et kuidas sul hooaeg algab ja kuidas ütleme see nii-öelda lumepall nagu veerema läheb, et kas see on nagu heas taktis või läheb hooaja algus, ma ei tea, kohe lähed, sa saad mingi tehnilise või mingi katkestuse on ju. Et kui oluliselt seda pead, et hooaeg algab hästi ja siis suudadki selle positiivse noodi peal nagu hooajas kanda seda? Pigem see peab ikka jah, hästi minema, et parem ütleme niimoodi, et kui see MM-i sõidad, siis enam nii ei tasu mõelda, et las läheb esimene halvasti, lähevad järgmised paremini. Ja täpselt. Kohe peab ikkagi hästi minema. Nii kui taga ja rolli jääd, siis on nagu raske mentaalselt pinget peale. No jah, ega ees on ka raske olla, et ma punase plaadiga sõitsin 2 etappi, et see oli ka päris keeruline. Seda enam, et ma olin siis juba suhteliselt haige ka ja No just sellest räägitakse palju ka, et ütleme maailma tipus ongi see, et kõik on kogenenud, kõik on tasemel sõitjad on ju, et seal nagu järgi võtta, kui sa alguses maha jääd on ju, et see ei ole nii nagu me teeme sul Eestis võib-olla on ju, et esimene etapp läheb metsa on ju, siis tõmbad kõik ülejäänud etapid kinni ja võidad ära on ju, et seal on ikkagi kogu aeg tase nii, et mingit suurt punktivahet nagu tekitada on raske. Nojah, eks need tekivad ikka. Kõigil seal võib mingid jamasid tekkida, eriti külgkorvil, kus sul on niimoodi seda tehnikat küljes on ju. Aga neid ei tohiks tekkida, jah, lasta. Esiotsa vendadel väga ei juhtu. Mis teil selle hooaja eelarve on või kui palju ühe korvi ekipaaži MMO aja eelarve on? No päris suur oli see eelarve, arvestades seda, et 6 etappi oli ainult, et neid seal kärbiti nii palju pärast seda koroonat. Kuigi ega seal pole väga vahet, kas on 6 või 10. Või 6 või 12 on, ega ta poole suuremaks eelarve ei lähe, 20 000 rohkem võib-olla. No 150 on, ütleme, 150 000 on meil siuke, mis me täitsime ka. Väga korralik summa, et tõsine töö on selle taga. Ja hooaja keskel me jäime peatoetajast ilma ka. Mitte meil ei tekkinud probleemid, vaid pigem neil. Aeg on selline, asju juhtub. Aga kuidas te suutsite keset hooaega sellise asja ära lahendada? Leidsite uue toetaja asemele või võtsite lihtsalt otsad kokku ja tegite tagasihoidlikumalt? Ei, tagasihoidlikumalt me ei tee midagi. Meil oli siuke süsteem juba lõpus, et mul mehaanik on ju Ugu, kes enne Maare Kauritil oli, kindlasti on. Et tema ise juba tellis juppe, siis helistas Roosiorule ja Endrile ja siis ta ise juba tellis kõik asjad, mis meil oli vaja, et siis seal mingid arved tulid minuni, seal polnud mingit tagasihoidmist. Kus sul ikka tuleb arve siduriketatest peaaegu 3000 €.
ma ei tea, kui suugu pani neid, eks ta müüs. Või lasid sina ikkagi sidurid ka kõoli või? No mul sidurdada meeldib ja, aga no lõpuks saime ikka korda, et siin vahepeal tekkis mingid õlide probleemid, et õlifirma vahetas enda koostisosi aasta keskel niimoodi, et me ei teadnud sellest mitte midagi, tegid vähe rohelisemaks asja, ma arvan, või mida iganes siis. Hakkasid äkki sidurid kärssama, kõik asjad on samad. Andis kohe tunda. Kõik sõimavad mind, mida sa sidurdad. Tegelikult võib ollagi siuke asi taga seal. Ja siis sain ühe õli, Jako õli, millega ei olnud mul ennem üldse kokkupuudet olnud. Ja ma sain sellest niimoodi teada, et Tanel Reesna pani endale selle õli sisse, ja tal olid kõik asjad korras. Reesna tavaliselt sõidab niimoodi, et ainult toss on taga. Ta on nii tugev, keerab need kõik asjad nii puruks, nagu Tanel Jook. Et siis vaatasin, et tema sidur kestab, proovisin õli ja meil jäidki kestma. No me oleme nüüd sellest mänedžeri teemast ja iseenda programmi juhtimist juba rääkinud, et sa kunagi ütlesid mulle ka, ma ei mäleta selle Kääriku laagris, et teeks selle nagu rahvale ka selliseks, et korvimees on sul ikkagi nagu palgal töömees selles suhtes on ju, et sa võtad ta palgale ja teeme ülesanne sporti teha, et sina ikkagi manageerid seda. Jah, nii on. Saab kuupalka? Jah. Aga iseendale maksid ka ikkagi selles mõttes, sa olid profisõita, sa said kuupalka ja elatusid sellest? See on olnud iga hooaja alguse teema meil, et sellest aastast peab ikkagi Gert ka hakkama palka saama. Ja siis me oleme seda proovinud nagu teha. Aga ma veel täpselt ei tea, kas ma olen kunagi palka saanud. Ma võin sõitjana öelda, et see ongi niimoodi, et kui sa ise seda programmi vead, et siis tegelikult iga see vaba raha, mis sinna eelarvesse, tegelikult sa investeerid seal ise endasse ja oma programmi, et seda nagu palgana ei jää sinna tihti peale. No jah, mul nagu seda palka ikkagi nii ei ole olnud, et ma saan nüüd palga ja ma olen selle raha eest perega puhkusele. Et see on minu palk ja ma investeerisin selle motokrossi. Et jah, mul on olnud õnneks võimalus samal ajal ka natukene midagi muud tööd kõrvalt teha, millega ma ei ole pidanud ise tegelema päevast päeva. Kes su tiimi veel kuulusid? Kui palju neid palgalisi tiimiliikmeid seal on või noh? No aasta läbi on korvipoiss ja mehaanik. Ja siis hooaja alguses oleme võtnud nagu teise mehaaniku lisaks. Et noh, ja siis mina, kus ma ei tea, kas ma olen palka saanud. Aga mehaanikud, kui nad on hooajal, ütleme, see üks mehaanik, kes on hooaja palgal, kes tema siis sõidab selle rekkaga ja liigutab seda logistikat ja teie lähete lennukiga või kuidas see? No esialgu me lähme ikkagi, Hispaania laager näiteks on ju niimoodi on aastaid olnud, me ikkagi lähme kõik koos. Ühe aasta vist ma läksin lennukiga, korvipoiss tuleb lennukiga üldjuhul. Ja ma olen ikka läinud abiks mehaanikutele ka. Tavaliselt tuleb Hispaaniasse keegi meil veel kaasa, et tuleb palgal mehaanik on ju ja mõni sõber, kes aitab ära sõita või midagi ja siis esimene laager on koos meiega seal. Tuleb teeb väikse puhkuse. Kui pikalt te tavaliselt teie esimese laagri olete teinud? 2 nädalat. Siis oleme tavaliselt ikkagi koju tulnud, oleme 10 päeva või alla selle vähe kodus, lennugraafiku järgi on ja, ja niimoodi me ikkagi uhendame päris palju seda vahet. No karjääris on aastaid olnud, et eks seda treeninglaagrites käimist on olnud. Viimased aastad eriti, kui ta on nagu profimaks läinud. Aga no me rääkisime, et sul on inimesed, kes aitavad sul ütleme eelarvet kokku ajada, aga kui sa ise peaksid ühe asja välja tooma, mis sind nagu sportlasena tegi toetajatele atraktiivseks või kuidas need inimesed, kes sul asju aitasid ajada, kuidas nad tegid sind atraktiivseks neile sponsoritele? Seda ma küll ei tea. Päris keeruline küsimus. No ikkagi võib-olla ausus. See, milline sa oled inimesena ise ka. Ma arvan küll, jah. Ma ikkagi olen sponsoritele ka ausalt ära ütlenud, et ega nad saavad ise ka aru, et see klepekas kuskil sikli peal ei anna mitte midagi. Et ja ma pole eriline sotsiaalmeedia vend ka. Mis võib-olla meie tiimis on päris tähtsal kohal selle toetajate teemaga on ja suured toetajad, kes meil on. Me oleme alati proovinud neile ka mingid nende mis kuidagi neid oma vahel kokku viia, suuri toetajaid. Ja ma olen teinud ikkagi, ma arvan, päris suured diilid, kus üks toetaja siis ostab teise toetaja kaupa. Just, ma mäletan, et me rääkisime sinuga ka sellest laagris ja ma pidasin seda väga põnevaks ka, et selles võtmes nagu et sa suudad nagu midagi toetajale vastu pakkuda, et ongi, kui sul on mingisugune hunnik ettevõtteid või inimesi, kes tegutsevad, on ju, ja kui suudad nad oma vahel ka äri tegema panna, et
iga toetaja tegelikult päeva lõpuks tahaks näha mingisugust nagu kasu ka koostööst. Piltlikult öeldes sa annad 10 000 ära, aga saad 20 vastu võib-olla. Jah, ma ei tea neid asju, aga me ikkagi iga aasta ühte asja liigutame küll 1 miljoni euro eest. Kaks ettevõtet omavahel vahetavad raha vähemalt 1 miljoni eest. Okay. Et vähe rohkem. Ja sellest tuleb meile siis ikkagi mingi protsent. See protsent on nii väike. Meil ei ole mõtet tõesti olnud, ma ei tea, ma ei ole teinud nagu selliseid diile, kus siis mingi energiapatoonikese müüa, et ma teda siis viin, nii palju ma ei suudaks teha. Me olen pidanud hästi suurtes kogustes mingit diile tegema, et energiapatoonike näiteks annab meile energiapatoonikesi, siis pigem need ma lähen ostan ise. Et mul ei ole lihtsalt aega olnud neid reklaamida, sest meil on nii palju raha olnud vaja. Suured mahud peavad olemas. Tänapäeval ongi, et ma ütlen ise ka sportsena, sa tihtipeale tunnedki, et ütleme kas või mingid influencerid või keegi, nad on nagu nõus selles suhtes, nendel on üldiselt mingi töö ka kõrval, et nad saavadki mingi batoonikse või smuutipaki, siis teevad selle nädalas 5-6 pilti ja neil on aega sellega tegeleda, aga sportlane ei jõua nagu, et kui sul on Krossis siukene eelarve, sa ei jõua reaalselt tegeleda pildistamise asjadega, et sul on trenn, sul on raha tagaajamine, et see on päris keeruline ülesanne nagu. Aga mis soolomeeste eelarved on? Näiteks ütleme, niisuguse Eesti tasemel siis, näiteks sinu eelarve? No see oleneb väga, see aasta ma ikkagi võtsin nagu uuesti natuke suuremalt ette, et ainuke asi, mis ma nagu vähem tegin see aasta oli laagris, ma läksin veebruaris laagrisse, et ma ei käinud detsembris ega jaanuaris, alustasin hooaega hiljem, aga terve Eesti kalender, adak, ütleme 60-70 000 on niisugune korralik, et see väga oleneb palju see tehnikat nagu ilma rahata saada, mis sul need diilid on, aga ma arvan, et selle juures saab ära teha, aga oleme ausad, et kui nagu päriselt tõsiselt asja teha ja nii, et sul ei olegi muresid ja sa saad keskenduda, siis tegelikult oleks ikkagi 100 kak miinimum selles suhtes. Ja sõitja jaoks täna MM-sari on see, kuhu ka läheb palju pappi, kui sa ikkagi MM-sari sõita. Et sellest see eelarve, ma olen nagu kunagi rääkisin Ice One'i mänedžeri Anti Püürhasega, siis tema ütles, et neil on põhimõtteliselt niisugune per sõitja tiimis aasta kuluks on arvestatud kuskil 300 000. Et sinna läheb kõik sisse, see on mis iganes tehnika, treenerid, elamised. Neil on ka niimoodi, et kui MM-etapp tuleb Itaalias ja kiirelt on vaja midagi kõva raja peal testida, aga nad ise on Belgias, siis teisipäeva hommikul mehaanikud panevad 2 päevaks Itaaliasse bussiga, sõitja lendab hommikul lennukiga sinna, mis lendab õhtul tagasi. Et see kõik on nii ära organiseeritud ja professionaalne, et ega suht raske nendega võidelda. Aga sinna Iceman on ju suht lihtne saada. No võtad 10 tonni võlgu, lähed, paned Abu Dhabis Rekoneniga pidu. Pärast käid ära lennukiga. Ei, absoluutselt, kui sa oled kõva diilidaja ja õigete meestega õigel ajal laua taga istud, siis kõik on võimalik. Või 10 tonni eest vist seal ei saa pidu panna. Saad sinna enda. Eks see täna võiks ka sulle-mulle business. Absoluutselt. Et meie eelarve siis, ma ei tea, 150 000 näiteks on ju. Ega raha on ikka kogu aeg puudu. Absoluutselt. Vahet pole, kui suur see eelarve on. Sa õpid nende vahenditega hakkama saama, mis sul on. Aga ütleme, kui oleks selline eelarve, millega saad rahulikult teha, saad ise ka palka, mis see siis oleks? Mis unistuste eelarve oleks? No ütleme nii, et praegu on läinud ju elu nii palju kallimaks ka. Et see aasta õnneks oli uus etapp, aga kütuse paaki oli vaja panna ju poole rohkem raha. Ja meil buss võtab ka 30-100, et siis talvekuudel, kui seal lähed kuskil laagris, käivad kenekad, vastavad, kõik asjad kogu aeg töötavad, siis on keskmine 30-100. Et ma ei oska öelda, mis see, ta võiks olla ikkagi 200 000 kanti. Kuigi mul ei ole olnud millegist puudus, et ma ei usu, et ma nüüd oleks kiirem olnud, kui mul oleks rohkem raha olnud. Et pigem tänu sellele, et mul raha ei olnud kunagi, tänu sellele võib-olla me pingutasime rohkem. Oleks kohe raha olnud siis. See on ülisuhteline ja ma olen ise seda hästi palju nagu analüüsin sportlasena ka, et mul on kindlasti olnud aastaid, kus ei ole nagu piisavalt, aga ütleme see, et noorena ongi hea võib-olla, kui sul ei ole kõike küllalt, ja tekib see mingi trots ja nagu tahe vaata seda ikkagi läbi trotsi nagu teha ka natukene, see ekstra pingutus, kus on vaja see 1-5% see mingisugune risk võtta, siis saad valmis tegema, aga hiljem, kui sul on nagu ütleme, oledki see mingi 19-18, et kui sul on see kõige suurem arenguaeg, siis tegelikult, kui sellel ajal on ikkagi raha piisavalt, sa saad sõita nii palju, kui sa tahad, et see areng ikkagi on teistsugune. Muidugi, eks ta on ülitähtis ja ta ei tohi lihtsalt palju olla. Siis on jama.
nagu Tanel Leoka meil siin saates ütles, et mingi hetk ta saigi aru, et ta peab hakkama krossi võitma ja Eesti meistriks tulema, et siis tekivad võimalused sponsorite näol ka minna Euroopasse lihtsalt. Üks hetk jõuab see sõitjale endale kohale, et on vaja. Jaa. Eks ajad on ka vaata nii keerulised, praegu on jälle mingi ilge möll maailmas. Absoluutselt. Igaüks mõtleb, kuidas ellu jääda ja võidelda. Spordis ka igal mehel igal ajastul oma sõda. Muidugi. Ja ütleme nii, et kas või täna mõelda tehnika peale, et sa lähed ostad endale 450 mootorratta, on ju, mõtle palju see viimase 10 aastaga see summa nagu muutunud on, et sa üldse saad ühe sikli kas või endale lubada, on ju. Et see on ulme nagu. Kuidas su pere su karjääriga kaasas on käinud või sellesse suhtunud on? On nad olnud kogu aeg su fännid, käinud kaasas, toetanud või on juba ammu tegelikult olnud jutt, et kuule, aitab küll ja lõpeta ära? Sellist juttu pole, nagu minu naisel olnud on ju, et ema ikka on mul rääkinud kogu aeg, et ära jama on ju. Ta pole krossidel ka eriti käinud, et ta pigem kardab kodus. Et aga mul on nagu selles mõttes küll vedanud, et motokross pole meie vahelisi mingeid keerulisi olukordasid tekitanud, et pigem on see meie elu olnud ja ma arvan, see on päris äge olnud. Et oli üks aasta, kui me Tidersiga sõitsime, ma rääkisin, et ma tahtsin ära lõpetada, Tiders tahtis edasi sõita. Et see aasta ma tegin nagu otsus, et ma ei sõida enam. Tulin viimaselt MM-ilt tagasi, olime äkki seal hooaja kokkuvõttes 7. Ma arvasin, ma lihtsalt ei jaksa enam, et ilge möll kogu aeg käib. Ja siis ma tulin küll koju ja rääkisin, ma algul ei rääkinud midagi, ma olin enda peas mõtte ära teinud, on ja ütlesin naisele, et kurat, ma nüüd lõpetan ikkagi ära, siis mul ikkagi naine hakkas nutma, et ma ära lõpetan, on ja. mitte õnnest, kurbusest. Mis nüüd on? Mul oleks ikka veel, et sa alles nüüd areneda. No selline toetus on kindlasti ülioluline, et loeb aluse sellele maailmatasemel edu saavutamisele. Jah, et mulle esimene, 2015 ma hakkasin MM-i sõitma. Kõik etappe on ja siis tegelikult mul oli pere kaasas, naine ja üks laps oli mul siis veel, et poissi mul veel ei olnud, et aga nad olid, ma arvan, terve hooaja kaasas. Ja nad olid, ja ma arvan, et seda oli hädavajalik oli ka ikkagi, laps nägi kõike seda möllu ja. See on ju kujuneb ikkagi elustiiliks, on ju, et see on oluline. Kas te käisid kohe laagrites igal pool kaasas, et olidki? Laagrites vist ei olnud, aga ma mingi aeg kevadel ikkagi, mul oli seal Sahkari Roosiorg ikkagi toetas ja mul oli seal garaaž on ja seal peal oli see apartment ja siis elasime seal. Ja sõitsime mööda neid MM-e ringi, see oli palju, MM oli ka, ma arvan, 14, 13, midagi sinna kanti ja olime seal Hispaanias, Prantsusmaal, nädalate kaupa olime ära kogu aeg nii 2 etapi vahel ja ma arvan, see oli äge elu, mingi hetk ikka on siuke koeraelu seal kuskil kämperis on ju, aga ma arvan, päris äge koeraelu, kui niimoodi koerad elavad. Et aga kindlasti see loeb ikkagi sportlasele sellise, ma arvan, et mentaalses mõttes kesku rahu või edu on ju, et sa ei kivele võimalikult kiiresti võistluste vahel koju või ei ole sellist igatsuse hetke on ju, et. Ja ei, see oli ikkagi ülitähtis muidugi, et kus sa sinna siis ma ehitasin maja ka, ma arvan, et saadan nad kodu siin poolikusse majja, paar seina püsti. Siis tõidki seal tullumajast nad ära. No, ei, see on ülitähtis oli mulle küll. Võib-olla kui lapsi oleks nagu rohkem nagu praegu on ja praegu ikkagi käib möll on ja suurem, siis võib-olla hakkaks mingi aeg segama, aga siis nad ei seganud ka ja pigem ju. Kõigil oli põnev. Ja mul on ikkagi abi on suur, kui mul naine käib kaasas, et ta on söögid ja kõik asjad teinud. Just. See aasta ka MM-idel olid enamustel kohal. Siin minu käes näed sa ühte eriti vinget laste elektrilist tasakaaluratast. Tiim 101% koostöös oma hea partneri Verston OÜ-ga paneb selle teie kõigi vahel loosi. Loosis osalemiseks mine vaata Tiim 101% Instagrami kanalile, kus leiad juhised, kuidas loosis osaleda. Ratta loosime välja vahetult enne jõule. Ehk siin on hea võimalus kas oma lapse või mõne tuttava sugulase lapse jõulupäev väga eriliseks teha. No ma küsiks veel, ütleme, täiesti juure tasandil sellisest võistlusvalmis korvi ehitamisest, et räägi nagu, mis see kõige esimene asi on, mis paika pannakse või kuidas see nagu kogu protsess alguse saab? No minulgi praegu käib nii, et ma tellin Willemseni käest siis raami, kes see tootja on ju. Lasen seal enda järgi mingid värgid teha natukene ümber. Sõidan kohale Willemseni juurde. Vaatame koos asjad üle ja siis võtan selle raami ise, viin kroomimisse sinna, et
et ma olen niimoodi teinud, ma arvan, 3 viimast hooaega, et lihtsalt näha, et see on uus raam. Ja need asjad oleks tehtud ka kindlalt niimoodi, on ju, et muidu lepid midagi kuskil meili teel kokku, et tee need asjad, on ju. Saad ikkagi selle, mille tellisid. Kohal on ikkagi täiesti teistsugune. Et siis tuleme koju ja no ütleme, mootorid ja kõik asjad meil on ka ennem ehitatud nagu siis Hollandis valmis, on ju, et nii nagu me tahame. Aga nüüd me oleme, ütleme, see aluspõhi tuleb ikkagi AMS-ist sealt Hollandist, et Glenn Woodman ehitab selle, et aga hooldused me nüüd oleme teinud ise kõik. Aga mis marki, mis mudelmootor seal üldse? Husqvarna, KTM, nii kus juppe saada on. Aga ütleme, see algul 450, kes kubatuuri teete suuremaks, on ju? Ja 450 ja see on see vanem mudel. Ma ei ole selle uue mudeli peale läinud, et see on kuni 2016 aasta toodeti, et päris keeruline. Ma olen ostnud ühe korra, isegi vist 2 olen, et ainult varuosadena mootori poest. Noh, mul pole vaja siis ütleme väntvõlli, kolbisi, lindrit, isegi vahepeal ei olnud karterid vaja, kuna me lasime, tervenisti tehti, freesiti välja karterid, et saada tugevamad, aga need lagunesid mul ära, ma lihtsalt vahetan hästi tihti kartereid. Noh, need on ka, kõik on vaja ju freesida suuremaks, õlikanalid, kõik, mis me lisaks teeme sinna. Et tegelikult mul on nagu 670 sellest välja tuunitud, et see on väga palju juppe ostma ei pea, aga ikkagi vist oli 180 ühikut, kui arve tuli. Erinevat osa. Aga ütleme, amordi pool, kuidas see on, et kus sa neid tellid ja... Reigerist. Ja nüüd me ikkagi hooldame ka ise, et muidu oli niimoodi MM-il läksid hooldusesse, aga nagu ikka nende kapitalistidega seal suht keeruline, et viid amordi hooldusesse oli, mehaanik viib amordi hooldusesse, ma olen pärast järgi vend ütleb mulle, et kuule, ma tegin sul 5 milli amordi taga, amordi pikemad. Siin on jumala hea niimoodi, liiva sees, oligi vist markelis. Me oleme ilgelt aastaid aretanud, seal on nagu ülitähtis 1 millimeeter kuskil, loeb kohe juba esiotsal ka tagaotsa, et 5 milli tagant tõstis amortis on tegelikult kiigest on ju 2,5 sentimeetrit, 2. Et siis ma mõtlesin, et teeme ise siis neid asju. Meil on endal nagu kõik seadmed selleks olemas ja no ütleme, et ikkagi päris kõva käsitöö on kõik. Aga ütleme nüüd Reigerist, kui sa amorte tellid, kas nemad juba teavad, sa ise ütled, mida sa tahad või käitad ikkagi nendega koos, olete käinud kunagi testimas ka ja proovimas, et mis sulle üldse meeldib? Ma Reigeriga ei ole käinud, on ju, aga ma olen ise neid nii palju testinud ja nii palju targemaks saanud, et ma tean, mida ma tellin ja mingi juba meie enda kataloogi järgi siis on ju. Aga tulevad kohal, siis ma pean ikkagi natukene veel tuunima, kas on taga amort liiga pehme või mida iganes on ju. Pikkuseid ja neid on lihtne muuta, et me võtame ise lahti, siis muudame nii kõrgeks, kus vaja on raja järgi enam. Et noh, meil erinevate radade peal on erinevad amordid ka. Et liiva või siis betoonirada. Huvi pärast küsin, ma ei tea mitte midagi, et kas Korvimees ka amordi nagu settingus või milleski kaasa räägib, et palju tema tunnetab või kuidas see asi käib? Ja vahest ikka jah, Tiders oli kõva kaasarääki ja Kunos oli ka jah, et midagi ikkagi omavahel ka räägime. Kuigi meil olid erinevad need väljavaated. Aga ütleme, kui näiteks ma tean, et soolol vedru läheb näiteks kaalu järgi, on ju, et kas teil on ka nagu 2 peale kokku kaal või kuidas seal vedrude ja nende valik käib? Me oleme selle kaalu saanud ikkagi nagu testi tulemusena, on ju. Noh, meil on ka ikkagi numbrite järgi amordid, on ju, siis vedrud. Et ja neid paneme siis ka radade järgi. Kõva raja peal ikkagi tõmbame päris siukse vedru, noh, kes mu siklit proovinud on Eestis siin, on ju, siis Pärnus andsin ühele kutile sõita, siis tegi ühe tiiru ära, noh, hobisõitja. Et tegi ühe tiiru ära, tahtis vahepealt ära tulla, ütles, et saanud kuskilt maha tulla sellega. Saa sõita sellega. Nii jäik oli, jah? No jäik ja eks need gaasid asjad peavad põhjakäsi pille. Pärnu rada eriti, see on kõva rada ja saad itsiga anda, siis paned kõik nii jäigaks kui vähegi võimalik. Ma ei tea, kas soolol on vastupidi, et sa paned liivaseks. Ikka liivases jäigemaks, jah? Et kui on just siuke suur liivaauk, et siis pigem jäigemaks ja kõva raja peal üritad nagu saada, et seda väikest treppi rohkem nagu püüaks, on ju. Aga see oleneb muidugi väga nagu rajatüübist, et kui teravad on hüppesse sisse minekud, on ju, et kui palju sul peab nagu selle vastu võitlema, et läbi ei lööks, on ju. No meil on seal ka ju, see korv kaalub nii palju, mehed ka peal, on ju, seal ikkagi need õlid asjad lähevad ikkagi ju kordades, ikka lähevad kuumaks, on ju, raskused asjad kõik. Ega siis ongi see, et sa pead lihtsalt algul nii tegema, et sa paned algul ikka natukene, nad
tugevamaks, eks nad sõidu lõpus on ikka pehmed. Koormus on Sa annad selle külma amordiga mingile vennale, siis see tundubki nii õudne. See tundub endalegi tegelikult, sa seda proovi tiiruda. Aga ütleme sellest ehitamisest veel, et kuidas see kogu kerevärk, et need plastikud, kõik see, et... Need teeme ise kõik seal, ütleme see esipaneel, küljepaneelid, need ikka lastakse kõik saega välja, on ja mingid seal siis mingi soolosikli plastid on porikad, on ja neid siis tuleb sealt kuskilt freesida, möllata, et kõik asjad sobiks. Paras möll käib ikka sellega. Kaua üks ratas üldse vastu peab? Saad sa sõita ühe korviga 2 hooaega või tuleb iga hooaeg uuesti kokku panna või? Ei, iga hooaeg kindlasti, et me võtsime vist poole peal uue pilli. Esimese MM-i sõitsime eelmise aasta pilliga ära, sest koroonaaeg oli ka, seal oli vähe etappe või midagi, et kuidagi see pill läinud meil niimoodi, et me oleme vahetanud poole hooaja pealt. Et no üks hooaeg ühe korviga, et siis ta tegelikult peale 30 tundi juba peame keevitama päris palju. Aga ütleme, sa oled mulle öelnud ka, et te ilmselt sõidutrenni nagu nii palju ei tee kui soolomehed on ju, et kas sul on kogu aeg nagu üks korv, millega teete trenni ja võistlete samal ajal või hoiad sa nagu ikkagi trennikorvi ja võistluskorvi, et kuidas teil see jaotatud on? No põhitrenn on ikkagi ju meil hooaja alguses laagrid on ju kõik, et MM-iks siis me olemegi käinud vana pilliga. See vana pill on ka ikkagi tehtud ülikorralikuks, et eks mootorid asjad on kõik on ikka head on ju. Ja siis MM-i hooaeks oleme võtnud uue. Ja siis enam ei vaheta, et lihtsalt nagu 2 pilli on esiteks korvi päris raske. Mul on olnud on ju siin 2 pilli, aga sa ei suuda teda nagu hoida ikkagi, et 2 pilli näiteks MM-i kaasa võtta, see on nagu eriti keeruline teema. Niikuinii on 1 pill ja siis selle varuosades on 2 pilli veel kaasas, ma arvan. Ja ma just tahtsin küsida, et kindlasti on teil varuosas nii palju, et... No peab olema. Aga oli sul sellel aastal elu parim mootorratas, millega sõita? Tuli see kõige paremini välja, see ehituse seadistus? Ei, ma ei tea. Ma ei usu. Mul on mingid kindlad asjad, millega ma panen enda pilli paika. Nagu näiteks? No näiteks siuke asi nagu järeljooks on ju. Külgkorvil on eriti tähtis asi. Räägi lahti, mida see tähendab? No see on siis esiotsa kaela ja siis esiratta kaugus on ju, et ülevalt siit kaelast, võtad need kaelamutrid ära, siit paned kõigepealt paned raami või terve sikli paned ühte pinki, on ju. Ühtle talasse, raudtalasse, esiratta võtad ära, paned siia sisse, selle esivõlli lükad sealt läbi, on ju. Ja siis ülevalt kaelast vaadatakse see kaela nurk nagu ära, saad selle nurga ja siis siit sellest rattavõllist, siis saad nagu järeljooksu teada. Näiteks see on nagu külgkorvil ülitähtis. Siis saad teada, saad vaadata, kas mingid asjad on kõverad või kus on tehtud need kaelanurgad või keevitatud külge, kas midagi on ära paigast ja siis selle järgi hakkad nagu muid asju paika panema. Et me teeme neid asju nagu ise kõike siis. Korralik teadus. Mina olen kõik need teadmised saanud Aare Kaurtilt, on ju. Et ta on ikka reets geenius sellel alal ja siis eks mingid asjad on endal ka tulnud nagu kogemustega, on ju, et näiteks sellel asjal on küll palju asju, millega pole mõtet tegeleda. Seal järeljooksu saab ka, just kui sul vaata tsiklil paned taha kõrgema ordi, sul nagu läheks esiots, nagu tundub nagu ilgelt parem oleks. Aga mina olen küll sellest täiesti vastupidi aru saanud, et näiteks seal oligi meil Kunnasega veits probleemi, et nemad panid kõrgema ordi sõitsid niimoodi, oligi hea keerata kohe kõva peale. Aga tegelikult peab ikkagi sikker peab ikka jääma normaalseks. Ja sa pead nagu selle muutma ikkagi ees ära, et sa võid tsikli isegi nagu koledad chopperi välja ehitada. Esinurga pead ikkagi paika panema, siis ta ikka keerab. Et eks seal on kõik millimeetrid mängivad lõpuks ikkagi nii palju rolli. Ma ei tea, kas kindlasti ma sõidaks sama hooga ka ühe tiiru ära mingi täitsa lambisikliga, mis on jumala paigast ära kõik. Aga ta oleks lihtsalt ohtlik sõita, ta on ebamugav sõita. Ja 30 minti pluss 2 ringi on ikkagi hea pilliga hea sõit. Ja enda peas ka, kui sa tead, et need asjad on korras. Mul on ikka korralikud tabelid arvutis, kõik nagu kõikide mõõtude kohta, radade kohta, amordi pikkused on üliolulised. Aga ütleme, me rääkisime sellest mootori tuunimisest. Oled sa kunagi dünopinki ka pannud enda seda tuunitud mootorit? Palju sul hobujõud on? Ma panen hobujõudu, ei tea, 53 kilovatti äkki on viimased mootorid olnud. Et olen küll kunagi pannud, ma olen pannud igat enne MM-i. Meil on kodus dünopink. Kauriti oma. Ja see on nagu ülitähtis pink. Meil käib nagu mootor sinna vahele, mitte terve sikkel. Mootoril teeme hoole ära. Me suht tihti ikkagi teeme
näiteks kepsu ja kolvi vahetust. Noh, silindreid ka viimasel ajal tuleb siukest janti natuke kuskilt väljamaalt ja siis on ikka silindreid on ka see aasta läinud ikka päris palju. Aga näiteks enam-vähem vahetame kolbi alla 10 tunni, 8 tundi ja kepsu vahetame ka, ma ei tea, ütleme siis 12, 13, 14 tunni peal. Päris karm. Et lihtsalt, ma ei tea, kas seda oleks vaja vahetada. Kõige kauem ma olen sõitnud ühe kepsu 20 tundi. Et sealt saad arvas ju pilli käima. Et aga see on nii suured asjad, pole mõtet neid riske, et niikuinii võtad selle mootori lahti ja siis pärast seda me paneme ta testpinki, mitte et seda nüüd vaadata, et saada pauku juurde. Põhitähtis, et kas need asjad töötavad. Käib üldse ilusti. Jah, me oleme päris palju kordasi, kus see aastagi enne MM-e see aarekaurid pigem rohkem surus, et pange pinki, ärgi jamaga, lähete jälle raja peale, ei tea, kas see pill käib. No mingi jama on, säästad aega tegelikult. Ja sa ei saa aru, mis viga on, aga testpingist saad kohe aru, vaatad, kellad asjad on küljes, kas kütuse pumbad asjad töötavad. Ei töötanudki, et siis eelmine aasta vist oligi peale Tartu MM-i oktoobris kunagi toimus, see oli nagu siis jah, eelnev aeg on. Et pill nagu üldse edasi ei läinud liiva, see sirge peal panin stardis, olin vist äkki teine, kõik vennad sõitsid järjest mööda. Lõpuks tuligi välja, et bensiini panin pärast seda testminki, et bensiinipump ei töötanud. Et aga sa ei saa seda niimoodi aru, sealt ikka näitab ära, kas ta töötab põhjagaasiga või üks koha. Et see testpink on ikkagi külgkorjul väga tihe asi meil. Kui palju te üldse hooaja keskel MM-etappide vahel ja nii edasi trenni jõudsite teha või tegite? Me ikka teeme, meil oli seal vahepeal oli ju poolteist kuud oli pausi, mäletagi. No peab tegema ikka. Aga kuidas te klapitate neid kalendreid nüüd näiteks Soome või sul on varem olnud välissõitjaid, elavad nad sellel ajal Eestis või kuidas? Soomlane Kunnas käis iga kord, kui vaja oli kohal. Ise tuli, me ei saa sealt ju kokku hoida, et kui teeme, et laevapiletid on kallid või. Aga päris nii palju seda mahtu ei ole, et tal oleks nagu mõtet siia kollida päris, et või käis see ka teemaks? Ei, pigem me vaata kevadeti, kui oled kogu aeg laagris ära, niikuinii on ju. Aga ta on olnud küll selles mõttes nagu... Mul on ehitatud garaaži peale siuke korralik elamine ja siis seal... Juhtumisi näiteks, ma ei tea, mootor läks laiali, tahate korraks testida midagi, mida iganes ja kunnast ei ole. Kas siuke variant ka on, et MM-i sõitja läheb ja teeb ühe trenni või testi mingi teise korvipoisiga? No mul ei ole seda ikkagi viimasel ajal olnud. No on olnud ikka juhtunud jah. Et ma siin kuskil juba kunagi rääkisin ka avalikult, et näiteks ühe korra siin algusaegadel äkki ma sõitsingi Kurtneksiga vist jah, 2015. Siis tema oli kuskil Inglismaal, kes tööl seal või midagi. Ja siis ta pidi sinna korraks minema ennast näitama või midagi. Ja siis läksin nuia, oli vaja pilli testida, ei töötanud. Siis võtsingi Karl Saadi korvi. Tõmbasin sealt ühe korra, tulin kuskilt üles ja natuke kergen gaasi, Saad nii räigelt röökis ja siis ma läksin, vaata, seal on pandud stardi juurde need põhukotid. Tõstsin selle, panin koormarihmaga kinni, sõitsin sellega. Ja turvalisem ka Saadile. Kuidas üldse, kas soolokrossi sõitjal ja külka sõitjal, sõidumehel nii-öelda, on üldse seal mingid sarnasusi? Kui võtame täna, ma ei tea, suvalise Tanel Leoki või ükskõik millise tippsõitja. Võtame suvavenna Tanel Leoki. Ükskõik mingi tippsõitja, näiteks Tanel Leok. Kui sa paned ta külka lenksu taha, on tal üldse mingi eelis või see on täiesti teine maailm? Ikka on eelis, ma arvan. Ma arvan, Tanel Leok ikkagi saaks hea korvipoisi hakkaks nagu kevadel veel eriti, kui pole väga palju mingit soolot, pole väga lähepa lasnud kuskil, siis läheks Itaaliasse, ma arvan, laagri lõpus sõidaks ikka päris kiiresti. Arvad jah? Ma ei tea, ma arvan küll. Aga mis seal, ma saan aru, mina võtaks soolo, siis peaks jälle minema mingitel põlveoperatsioonidele kohe. Et mul on nagu keeruline, ma olen ka siin soologa ikka vähe niimoodi pulli teinud, aga mitte midagi erilist, et siis ma ju lähen kohe kallamba perse üle ja et ma arvan, et soolovend sõidaks kiiresti. See on ikkagi hea eelis, kui sul on saad endale, saaks algul soologa sõita üldse. Kiired sõiduvennad on kõik tegelikult. Tunnetusasjad on olemas. Millised rajad külkadele üldse kõige paremini sobivad? On need kiired, meeldib sulle ikkagi palju hüpata või mis tüüpi? Kiired, jah? No, eks need väiksed rajad on ikka keerulised külgkorvile. Nikerdamine. Et siuksed Prantsusmaa ja
siuksed kõva pinna peal ikkagi hullud hüpped ja need on ikka ägedad. Aga ütleme korvikrossi juures, mis see rajal või kõige pingelisem moment või kõige ohtlikum element on see start või hüpped või mis sa ise tunned, et nagu on niisugune koht, et noh? No mul oli stardiga ikkagi aastaid, kogu aeg oli probleem, ma olin ikka stardis seal täitsa taga kogu aeg. Nüüd viimasel ajal olen suutnud ette sõita. Aga mis muutis, kas sa ei saanud üle puu või pigem see ikkagi kurvis nagu ei olnud nii agressiivne kui vaja? Pigem oli kõik asjad valesti. Kehaasendid, üle puu minekud, ütleme see pea oli ennem stardipuu taga minekut juba täitsa katki. Me tegime see aasta päris palju Kauritiga koos starditrenni. Tegime mitu päeva ikkagi. Tartus on ju, siis käisime Kiviõli rajal. Kiviõli rada on näiteks korvidele maailma kõige parem, ma arvan, maailma topis. Seal on nii hull kiirus ja tõusud, langused, äge. Pidurdusmaad ikka rasked ja auku läheb, siis on ikkagi kahjuks siis, kui seal MM oli, ma veel ei olnud nii väle. Aga jah, suured rajad. Aga ütleme korvikrossis, mis seal selle mehe kiireks teeb, kas seal on nagu esipidurit vaja üli hästi kasutada või mis seal nagu, ma saan aru, et kõik see kombo kokku, aga mis seal niisugune üks oluline? Eristab neid sõite kiiruste vahet, kust tulevad sisse? No ikka pidurdusmaad, jah. Et ma arvan, kui mingit pilte vaadata, ma ei tea, näiteks Eesti Kross on ju, siis ma arvan, et mul on ikkagi paljudes kurvetes nagu pidurdan ennem kurve ja samas on juba nagu enne kurve peaaegu juba üleval. Aga päris palju on ikkagi mehi, kes pidurdab poole kurvini. Jah, võib-olla pidurdab liiga hilja. Ennem ära pidurdada, ennem gaas peale keerata. Ja, et hoida sest üldist ühtlast hoogu, on ju. Mis tegelikult üleüldse on läinud praegu krossis nagu, et sellist 90-ndate nagu superkrossi stiili start ja stopp, see on ka soolodel nii palju vähemaks jäänud, et pigem, kui sa vaatad Erlingsit ka kas või liiva peal, on ju, siis sellist üldist hoogu ja asja nagu ülitähtis hoida, on ju. No suht loogiline, pillid on ikkagi nii võimsad ka, et nii kui sa keerad, pauh on tühi, on ju, tähtis ongi kontrolliga lasta kogu aeg. Jah, selles mõttes, kui sa keeradki koha peal kurvist välja, minnes kõva peal põhja, tegelikult ratas käib tühja, on ju, et aga kas sa tead, ma tean, et soolomaailmas tehase tiimidel on juba mingid veojõukontrollid ja asjad ikka väga välja arend. Kas teil on ka, ütleme? No ma ei tea, mis seal on. Paksil võib-olla on midagi, et tal on ka päris korralik siuke ikkagi aretus käib kogu aeg, et kes maailmameister oli, on ju, et aga ma ei tea, ta oli päris väle ka, et võib-olla on mingi käiguga see kuidagi sinna siis tekitatud, on ju, et teise käiguga minnes võib-olla tõesti siis ei käi teist käiku rohkem mujal väga vaja ei ole kui stardis, on ju, et sinna sellel teisel käigule panna see takistaks siis nagu seda ringi käimist, on ju, ma arvan, need asjad on olemas, jah. Aga meil ei ole. Mis üldse korvikrossi viimase 10-20 aasta kõige suurem areng on olnud? On see puhtalt tehnikas või milles see areng väljendub? Mina ei tea, aga minu arust ei ole sittagi arenenud. No mina olen arenenud nagu enda mõistusel, aga masinad on võib-olla kiiremaks läinud, minu tehnika on küll paremaks läinud, on seal, et on tulnud neid kilovatte juurde. MM-sari ise on see kuidagi? No see on läinud vähekene, võib-olla jah, praegu siin promotakse, on ju, seal on ka nii rasked ajad selle koroonaga seoses, on ju, et vähe rohkem nagu oleme pildile saanud siin on laivis see päris mitmel etapil ja et see on nagu päris ägedaks läinud. Aga nüüd ongi üleüldse neid üritusi on ju nii palju, on ju. Vanasti oli motocross ikka selles mõttes popp, et kui see nädalavahetusel oli, aga kuskil mujal väga minna polnudki. No täpselt. Üks oma valima. Sul on 20 üritust, on ju, põhimõtteliselt võimalik on ja siis inimesed jaotuvadki ära. Vaatad neid vanu videosi, nüüd kuskil tuleb neid üles järjest Sergise aegadel 2001-2002. Üliäge ikka rahvastel 10 000 raja. Ma mäletan ise Saku selle põhiraja peal, kui seal korvi MM oli selline nagu ikka mingi rahvasündmus. Suurest sealt mäest alla tulid ja see kurv siit julm pidurdusmaa augud, kõik ma mäletan väga hästi seda. Aga mis Aare on sulle öelnud, kas tema on näinud mingit muutust või mingit asja, et mis ta on sulle sööd, et kuule, nüüd sa pead nagu seda arendama või see vaja paremaks saada? No eks need asjad ikka on muutunud, on ju, aga mitte nüüd nii hullult. Need asjad muutusid nagu 90-ndast 2000-ni räigelt, on ju. Seal oli jõhker muutus. Praegu ka ikkagi, kui ma siin vanade Stuppelisega, kes sõitis ka sellel ajal on ju 2004 näiteks ja praegu siis peaaegu 20 aastat möödas, on ju.
siis tema ütleb, et noh, ood on ikka, hüpatakse kaugemale on ju või midagi ja proovitakse neid kurveid võib-olla saada seal tänu mingitele pidurdusmaadele ja noh, ma ei tea, kas vähe on muutunud tegelikult. Pigem lihtsalt nagu see üldine tase ja see kõik on areneb nagu... sinna suunas, kuhu sa ise teda aretad. Jah, et noh, kogu maailm on ju muutunud, et eks ikka tehnika, kõik on elektrooniline ja möll ja no juba võib-olla testimisvõimalust ja kõik mingid asjad kõik on olemas, on ju, et see mingi naturaalne evolutsioon või niisugune ikkagi spordis nagu toimub. Testimispink on tehtud 20 aastat tagasi Kauritil juba. Okay. Aga ma arvan, et see oli ikkagi sellel ajal teistest nii palju ees. Et Kaurit ikkagi enda tehnikaga oli 20 aastat tagasi või 18 aastat tagasi, kui lõpetus oli teistest, ma arvan, nüüd oli 10 aastat ees. Nüüd on mehed võrdsemad. Et ma arvan, et tal teadmised olid kõvad, jah. No sina, kui sa esimest korda tema üldse läksid või seal garaažis käisid, sul ikkagi avanes täiesti uus maailm, on ju. Sa saidki teada, kui professionaalne, kui nagu detailideni see asi aetakse, on ju, et... Kuigi, ega mulle on kogu aeg meeldinud, mis sest, et me sõitsime selle M-iga või Z-idega, aga siuke korravärk on ikkagi kogu aeg majas olnud. Mis sest, et raha pole olnud, koristada saad ikka, on ju. Jaa, absoluutselt. Et mis sest, et mul riistakastis oli võib-olla 4 riista, aga need olid vähemalt sirgu. Et muidugi see oli teine maailm, jah. Et seal ikka tase oli päris kõva. Aga ütleme nüüd korvi kross ja selle nagu tulevik maailmastaabis, et kus sa näed üldse, et MM võib-olla järgmise 10 aastaga liigub, mis sellest saab, et... No loodame, et ta nii ei liigu, nagu soolo on liikunud, on ju, et krossil tahad et sa pead juba kohe miljonär olema, et tahaks krossile minna. Et hea oleks, kui ta kuskil poole praegu väga ei liiguks, et võiks põhimõtteliselt selle mudeliga jätkuda. Jah, sest meil on ikkagi, saad finaali, saad siis nagu kojusõidurahad on ju 500 eurot ja saad punktidest normaalselt raha ja et nüüd tegelikult midagi juba muudetakse, tuli mingi stardimaks 250 eurot. Aga ma mõtlen just ala kasvu mõttes, et kas see liigub rohkem telepilti, kas see populaarsus kasvab, mis see selle koha pealt? No sellega nähakse praegu vaeva, meil tuli ka promootor, aga ta tuli täpselt koroona ajal, et ta on ülikeeruline, nad on ikka sinna investeerinud jõhkralt suure raha, aga üks päev sellel investoril, no loodame, et tal on ikkagi seda plekki nii palju, et ei ole hullu. Aga kuidas MM-il sinu karjääri jooksul, et sa oled ikkagi läbi aastate käinud, et kas MM-il koha peal see rahvamass, et kas see on nagu vähenenud või pigem on kasvanud või oleneb see põhimõtteliselt riigist, et kus see populaarne on, seal on ikka rohkem? Ja oleneb riigist jah, et mingi aeg ikkagi Prantsusmaal olid siis, kui Prantsusmaa mehed olid esiotsas, on ju, et siis ikkagi, no 10 000 oli kindlasti kogu aeg raja ääres rahvast. Ja noh, Kiviõlis on äge olnud, on ju, siuke 5000 kanti ja tegelikult ega see aasta Tartus oli ka ikka ülivõimas. No aga selles on teie suur teene, ma arvan. Te olete siin natuke teinud seda tänakut, et tõmmanud uuesti nii-öelda MM-sarjas topis sõites rahva kaasa. No ma loodan küll jah, et see aasta oli tõsiselt äge, me võitsime ka etapi, et see oli nagu eriti äge. Esimene sõit eriti, sõitsime sõidu keskel, sõitsime ühest maailmameistrist mööda ja sõidu lõpus teisest maailmameistrist, et siis ikka rahvas röökis võimsalt. Aga oli siuke tunne ka, ma tean, et paljud sõitjad on rääkinud, et kui ikkagi nagu MM tasemel sõidad ja kodupublik sul karjub, et põhimõtteliselt tekivad nagu tiivad selgelt ikka ülivõimas tunne on. No see aasta tekkisid jah. Enne mul on läinud alati midagi tuksiga, enne nii pavinas olnud või noh. Et aga nüüd oli juba suht ikka stardist alates oleme kogu aeg ees. Eks me tegime seal trenni ka. Just siuke starditrenni ja noh, seal paar rasket elementi on ja vaata see Tartusse tee ääres üles hüppe, see 3, et noh, seal ikkagi me olime üks vähestest, kes seal kohe ikkagi üles tõmbas. Seal me hüppasimegi maailmameistri paksist mööda. See on ikka kõva sõna tegelikult seda panna. Ja, ega seal on ikkagi räige litiga pead üles minema. Kui sul rada läheb soonde, viimane tiir oli, esikohal olime esimene sõit, viimane tiir. Kunnas karjus mulle terve pool tiiru, ära seda üles hüppa. Ma mõtlesin, mida tee Kunnas teab, tõmbasin ikka täiega, viimase tiiruni ja hüppasin täiega nukki kinni. Et Kunnas korra lõi ennast ära, võidu emotsioonid olid nii head, et ei valutanud midagi. Täiega tõmbasin kinni, sest eelmine tiir juba. Sealt tuleb mingi vesi välja või et seda pill läheb kuumaks ja tal ei tule enam siukest hoogu peal. Nii et ikkagi korvipõist tunnet ära, et see võib nagu jamaks minna. Ja, ma tunnetsin ise ka. Aga ma kuulsin kogu aeg keegi pinistab, aga tegelikult see, kes teine oli, siis ta ikkagi natuke oli tagapool, et poleks pidanud hüppama. Poleks midagi juhtunud. Et aga seal on, et seal me tõmbasime ikkagi ilge litiga peale ja hüppasime mööda või kõrvale paksile, siis sõidu kurve lõpuni.
vanasti ma siukseid asju poleks teinud või mõned aastad tagasi. See oli me oleme ikkagi enesekindlad nüüd. Ja me ikkagi sirge lõpus, siis seal on siuke punn, vaata. Ennem seda panime kokku. Ma ei tea, kui palju seal hoog olla võib, täis põhja ka. Päris korralik. Pidurdus maa peal, pillid käisid korraks kokku ja siis paks lasi alla. Aga tihtipeale see ongi see koht, mis nagu seda maailma tippu eraldavad, need väiksed momendid, mingid riskivõtmised, et see risk kasvabki oluliselt, aga see magus koht ongi seal kuskil väga selle ohupiiri lähedal. Aga uus aasta on kohe ukse ees. See aasta Hispaaniasse ei lähe või lähed puhkama? Ei, ma praegu ei lähe, mul on põlv veel katki näiteks, aga me niikuinii enam ei sõida, Hispaaniast taks ikka minna, seal pidi esimene etapp tulema. 26. märts, äkki mul on sünnipäev, siis ma lähen äkki sünnipäeva tähistama siin. Kross sinu elust kuhugi ei kao? No ma ei tea, mul poiss on ka nüüd sai 6-eks just ja et vaatame, mis tema teha tahab, et nüüd ta sai endale soolo, et Uskvarna pani siis õle alla. Free time. No elame-näeme. Et vaatame, mis saab. Sõita meeldib? Ei, talle ilgelt meeldib jah, et muidugi tal meeldib korviga sõita. Aga vaatame, saaks soologa ka on ju, seda hoogu oleks vaja, mis sealt saab. Et tal on omal mingid väiksed korvid ka seal, ma juba sain tal ühe vahepealse ka, et no rada on sisse tallutud nüüd oma isa poolt, et tegelikult võiks nagu eeldused ja olla, et teha seda asja tipptasemel. Nojah, võib-olla ongi, et kui ikka maailmameistriks tahad saada, äkki on ennem 3 põlvkonda vaja. Absoluutselt. Ja tema alustab varem kui 17-aastaselt. Jah, aga võib ka olla niimoodi, et talle see selgub, et ei meeldi. Ja mis siis sellest? Ei muidugi. See ongi jumal okei, kui lapsi sõidaks krossi. Tihti peale lihtsam isegi. Aga meie elu lihtsalt on. See ongi meie elu. Aga kiirelt veel räägime Eestis korvidest, et näed sa praegu midagi, mida peaks ruttu muutma või teistmoodi tegema, et siin see krossidel see oleks osavõttu rohkem või millest üldse puudu on või on kõik hästi, et sa näed, et liigub õiges suunas asi? Ei, praegu on jah, osavõtjatest on puudu. No ma ei tea, mis seda siis mõjutab, eks ongi see majandus mõjutab ka teda, kõik asjad on nii kalliks, siis ikka päris keeruline on jah. Kui mina ikkagi alustasin siis 2005 selle õige pilliga sõitmist, siis meid oli ikka ilge punt koos seal kõik. Et Soomest, Venemaalt on ju kõik siis kunnased käisid ja ilge andmine käis. Seal oli ikkagi puu kogu aeg täis. Aga praegu on jäänud väheks, jah. Näed sa endal selles rolli, et võib-olla tegeleda sellega mingis võtmes, et seda ala ikkagi elus hoida ja on see su südamesi, et seda asja ajada? Ma hea meelega teeksin midagi, aga ma täna veel ei tea, mida teha. Et nagu ma ütlesin, et siin, kui ma räägin enda mõne sponsoriga, et toetage seda, et kurat, ülgelt äge vend. Aga neid vendasi praegu nagu ei ole. Et ma olen on olemas, aga nad millegi pärast enam ei sõida tegelikult. Tegelikult on päris paar sükust noort väga kiiret kutti olemas, kellel kindlasti oleks potentsiaali top 3 kanti jõuda. Et aga eks kõigil on rasked ajad, tuleb üle elada ja muidugi vaadata, neid mehi kunagi ei tea ju. Võib-olla tuleb kuskil. No absoluutselt. No aga meil on vist õige aeg hakata otsi kokku tõmbama. Väga põnevad 1,5 tundi ja ma arvan, et harisid meid Erkiga korralikult. Ja ma loodan, et kõik vaatajad saavad samamoodi palju põnevat infot, et aitäh Gert, et sa tulid ja kõigile vaatajatele, et pange ikka meile like ja subscribe, siis saame teile tulevikus ka vägevaid külalisi ja palju infot tuua. Ja kohtume juba järgmises episoodis. Tšau!